Tere! Fotolugude sarjas näitan ma teile enda tehtud fotosid ja räägin neile juurde natuke taustalugu, et kuidas üks või teine pilt sündis ja milliseid tehnilisi raskusi mul näiteks nendega oli ja et mida ma ise nendest head või halba veel lisaks arvan. Täna tahaks teile tutvustada mõnda oma pimeduses tehtud pilti. Esimeseks valisin välja ühe oma suure lemmiku, et see on tehtud 2007. aasta 24. augustil, kui üks tugev väikesetorm kogu Eestit laastas. Ja mina olin sellel ajal siis keset oma Vilsandi koduhoovi, seisin vihmavari pea kohal, see oli veel selline metallist vardaga vihmavari, mitte siis minu kaitsmiseks, aga selleks, et kaamera märjaks ei saaks. Ja ma teadsin küll, et keset lagedat välja sellise pikse vardaga seismine ei ole võib-olla väga tark tegu, aga tollal ma olin valmis selle riski võtma, et head pilti saada. Sest see välgushow, mis tol õhtul toimus, oli ikka vägev, et ma ei ole ennem midagi sellist näinud ja pärast seda pole ka samuti enam midagi näinud. Et millega pärast need äikese nooled ei tahtnud otse maa poole suunduda, vaid nad niimoodi kuidagi ronisid mööda üle kogu taeva. Päris mitmed välgud tulid ka otse pea kohal, niimoodi rullusid mööda taevast laiali. Ja siis ma nägin, et paaris kohas oli välk nagu sagedamini kui mujal ja siis ma suunasin oma kaamera sinna poole ja siis laksasin neid natuke pikemaid sarjaaegu sinna, kuni lõpuks vedas. Sain täpselt sellise pildi, nagu ma lootsin, sellise hästi sümmeetrilise, et see on täiesti lõikamata kaader, täiskaader ja see murdepunkt on minu arust täpselt ideaalses kohas, et parajal kõrgusel ja enam-vähem keskel ja midagi paremat ma ei oskagi tahta. Nüüd järgmine pilt on tehtud samal õhtul, aga umbes tund aega hiljem. Vihm oli siis juba palju tugevamaks läinud ja ma pidin räästa alla peitu minema. Lisaks olid väikesed pilved edasi liikunud ja siis ma pidin hakkama lõuna suunas pildistama, mis ei olnud üldse paha, sest see suur mänd, mida me kutsume kiigemänniks, sest seal kahe kõie otsas ripub üks kiik. Et see suur mänd sobib päris hästi sellisele öisele pildile. Enamikule inimestele meeldib see pilt isegi rohkem kui eelmine, sest ilmselt sellepärast, et siin on seda ruumilisust rohkem ja välk on ka natuke suurejoonelisem, kuigi kaootilisem. Mulle endale meeldib eelmine rohkem, aga samas jah, neist kahest pildist just see pilt võitis ühe looduse aasta fotokonkursi auhinna noorte kategoorias kunagi. Tollel õhtul ma sain ühe pildi veel samast kohast kus eelmisegi, aga natuke nõrgema. Ja pärast seda ma ei pildistanud 2 aastat enam ühtegi äikest millegi pärast. Aga kui ma lõpuks pildistasin, siis see juhtus olema sama koht ja sama aeg, mis põhimõtteliselt esimesel pildilgi. Aga tulemus on hoopis teistsugune, ma võin nalja pärast teile näidata. Et siin see välk oli hästi sage, ma mäletan, ja üsna lärmakas, aga ta oli kaugel ja siis pildile jäi ka selline kauge hele kuma lihtsalt, mis on omamoodi huvitav minu arust, et algul ei pruugi aru saadagi, et mis see valgusallikas siin pildil on ja see teebki minu arust selle pildi natuke selliseks müstiliseks. Ja nüüd vahelduseks näitan ühte veidi värvilisemat pilti. Tegu on siis 2013. aasta virmalistega. Mäletan, et oli üsna õine aeg juba, kui ma Facebooki virmaliste grupist lugesin, et õues käib äge virmaliste möll, siis ma kähku naisega hüppasime autosse, sõitsime Saadjärve Tartust selleks, et valgusreostuse eest ära saada ja teiseks siis veekogud on väga head selle poolest, et seal on hea avar vaade ja nad peegeldavad virmalisi ja siis tundub nagu virmalisi oleks rohkem. Kokku ma pildistasin umbes 1,5 tundi seal ja see hetk, mis siin pildil on, oli see lillade sammaste mäng kõige ägedam. Et siin pildil võib-olla teravus ei ole päris ideaalne, aga no käib ka. Ja järeltöötluse käigus sai natuke värve juurde pandud, kaamera ise ka muidugi võimendab, et päriselus silmaga on, minu silmad vähemalt ei päris sellist pilti ausalt öeldes ei näe, aga kuna kõik töötavad virmaliste pilte umbes selliseks või isegi veel värvilisemaks, siis ega ma ei saanud ju ka kehvem olla. Nüüd järgmine pilt viib meid tagasi Vilsandile, et siin te näete siis Vilsandi majakat ühel pimedal märtsikuu õhtul. Ma isegi ei mäleta, miks ma seal olin, aga igatahes õnneks ma olin. Hästi paks udu oli, tänu millele need majaka kiired jäid kenasti näha.
ja see koht on tegelikult päevavalguses ka väga fotogeeniline, et ma korra näitan teile. Et siin see kaldusmänd ja see kett ja need poid ja need on juba minu arust niisamagi ilusad ja ka pimedas toimivad minu arust päris hästi. Selle pildiga vahest ma mõtlen küll seda, et äkki oleks kompositsiooniliselt isegi siis veel parem olnud, kui need tuled oleksid majast põlenud siin vasakpoolses otsas. Et siis võib-olla see männi kontuur oleks ka seal allpool paremini välja joonistunud ja oleks kompositsiooniliselt parem olnud, aga no vahet pole, sest ma ise nagunii neid tulest ei kontrollinud ausalt öeldes ja ega midagi enam parata ei saa. Aga võib-olla tuleb jälle üks udune õhtu ja no mine sa tea. Ma ei ole eriline astrofotograaf, aga korra aastas on ikka tore tähti pildistada. Et siin pildil te siis näete seda meie linnutee galaktika heledamat vööti. Ja kui siin natuke sisse zoomida, siis siin on minu arust isegi äkki üks planeet. Ma ei tea, võite mulle kommentaaridesse kirjutada, kui ei ole või kui te teate, mis see on. Ja nagu näete, siis siin need tähed on võib-olla natuke juba liiga kriipsuks läinud, et säriaeg peaks olema veidi lühem, aga kuna ISO oli juba 1600, siis ma ei saanud ka väga palju seda enam lühemaks panna ja no kaugelt vaadates igatahes tunduvad tähed täitsa normaalsed minu arust. Ja ma mäletan, et selle pildi järeltöötlus oli minu jaoks üsna pead kurnav, sest on üsna raske saada sellist ilusat taeva musta ja siis samal ajal veel jätta see hele vööt nähtavaks. Et millegi pärast fototöötlusprogrammis läks mul üsna tükk aega, et see paika saada. Aga lõpptulemusega ma olen ise vähemalt rahul, aga ma ei ole siiski astrofotograaf, ma ei täpseid nippe ei tea, kuidas see kõige parem teha oleks. Üks öö ma mõtlesin, et võiks langevaid meteoore pildistada. Õhtu alguses oli päris klaar taevas ja oli mõnus, aga siis tulid pilved peale. Aga ma siiski mõtlesin, et võiks edasi pildistada, sest eriti äge oleks see, kui on sellised liikuvad ööpilved ja meteoor veel lisaks. Mis mul lõpuks ka õnnestus enam-vähem, et kahjuks see meteoor on osaliselt pilve taga ja kompositsiooniliselt mitte väga heas kohas, aga kokkuvõttes ma olen õnnelik, et vähemalt ükski meteoor pildi peale jäi. Ja see meteoor oli kusjuures veel minu arust vähemalt üks õhtu ilusamaid, mis ma nägin, et ta oli hästi järk selline. Et silmaga oli ka tõesti selline ilus vaadata kohe. Ja siis ma mõtlesin veel ühte kuupilti teile näidata, et selle ma tegin ka umbes 7 aastat tagasi. Ja siin pildi juures mulle meeldib see, et kui tavaliselt peab valima, et kas sa pildistad kas kuud või pilvi, siis siin pildil õnnestus mõlemad enam-vähem peale saada. Tänu sellele, et kuu on ülevalt osaliselt kaetud pilvede poolt ja siis sealt alt on seda kuumaastikku natuke näha. Ja lisaks mulle meeldib see, et pildi ülemine pool on selline külmemat tooni ja alt on selline soemat tooni. Aga kahjuks kuu alumine osa on veidi üle säritatud või üle põlenud. Aga kokkuvõttes mulle millegipärast see pilt ikkagi meeldib. Lõpetuseks ma näitan teile ühte öist inimtegevusega pilti. Et siin te näete siis sellist Nigeri bändi nagu Etran Finatava, kes selle aasta suvel enne Viljandi folki meil Vilsandil külas käis ja lõkkeeras meile oma muusikat mängis. Et selle pildi tegemine oli küllalt keeruline, sest lõkke oli ainukeseks valgusallikaks ja siis säriaeg oli päris pikk. Ja kuna nad kogu aeg õõtsusid muusikataktis, siis nad kippusid udused jääma. Aga lõpuks mul ikkagi õnnestus valida selline säriaeg, kus kehad olid enam-vähem paigas või pildi peal, aga vaid käed on udused. Ja kuna nad veel ise on üsna tumedad ja riided on tumedad, siis ma pidin pärast järeltöötluse käigus veel natuke neid inimkujusid käsitsi heledamaks tegema, et nad ikka taustast eristuksid. Aga kokkuvõttes tuli minust üsna sellise loomuliku lõkkevalgusega pilt, mis oligi mu üheks peamiseks eesmärgiks. Selleks korraks kõik. Kui soovite mõnda nähtud pilti osta, siis võtke minuga ühendust konterdate@gmail.com. Järgmises osas ma üritan näidata natuke rohkem pilte ja vähem rääkida, aga eks näis, kas see õnnestub.